kuidas leida üles parema käe õige asukoht keelte kohal. Kui sa tuled siia keelte kohale, mõtle, et su sõrmeotsad on nagu su kannad ja sõrmenukid on nagu puusad. Väike peatus videosse. Ma märkasin, et umbes 13% vaatajatest on lisanud Kitarrikodu kanalile tellimuse. Kui see sisu, mida sa siit saad, need harjutused, õpetused, kui need on kasulikud sulle, siis anna sellest märku sellega, et lisad videole meeldimise ja lisad ka Kitarrikodu kanali oma YouTube'i tellimustesse. Tänud! Mänguasendi õigeks leidmiseks on väga hea lihtne nipp. Selle nimi on puusad kannad. Ja mida ma selle all mõtlen on see, kui sa tuled siia keelte kohale, mõtle, et su sõrmeotsad on nagu su kannad ja sõrmenukid on nagu puusad. Selleks, et peopessa saaks korralikult mängida, peab olema maapind niimoodi, et kui sa seisad, siis ei kuku püsti. Saad siia poole liikuma hakata. Kui sa oled liiga kaugel, mis tavaliselt juhtub, ongi see, et siia ei saa mängida, hakatakse kakkuma. Et saaks peopessa mängida, selle jaoks peab olema piisavalt keele kohal. Ja ongi, kui sa keele peale mõtled, siis mõtled, see on sul maapind. Ja nüüd jälgid, kus on puusad, kus on kannad. Puusad, kannad. Võtan siit pöidla eest ära. Mängimise ajal pöiad peopessa ära pane. Aga antud juhul on hea siit siis võrrelda ja vaadata. Sätin sõrmed oma keeltele. Puusad on kandade kohal. Siis saab minna siit jooksma. Sest kitarri me mängime nii, et sõrmed jooksevad, mitte ei kaku ega ei sõida jalgrattaga. Vajutan. Vajutan, lõdestan, vajutan, lõdestan. Põrkan tagasi sõit. Niimoodi säilib mängu stabiilsus. Ja kuidas seda lihtne on enda harjutamisse ja mängu integreerida, on see, et iga kord, kui sa hakkad mängima uut juppi või uut lõiku või uut harjutust või läheb segi ja parandad ja nüüd hakkad uuesti võtma harjutamise mõttes, siis kontrollid korraks, puusad kannad, puusad kannad ja mäng. Puusad kannad, ja lõppeesmärk on siis see, et sa hakkad sättima õigeks oma asendit ja avastad, asend on juba õige. Ja väike hea meeldetuletus. Sõrmed oma keeltel, A-M-I peal ja siis puusad kannad ja siis jälgin, et sõrm oleks siin umbes roseti kohal. See on hea kõlava kohal mängimise koht. Ja pöidlaga siis siia sõrmlaua kohale ma ei lähe. Head harjutamist ja näeme juba järgmises videos.